Tere päevast! Kõigepealt ma eelistaksin targalt aeglaselt kiirustada. Spordiga ei ole enam midagi teha. Kõik need töögruppide juhid on kahjuks või minu õnneks või kõik ära rääkinud juba. Aga mul on jäänud ainult sellised tähelepanekud, mida me endale kõige südamelähedaseks peab. Üks selline märksõna minu jaoks on olnud, et looming sünnib koostöös. Üks teadlane kirjeldas erakordselt loomingulise inimese kohta oma kirjeldust ja tsitaat on selline. Ta tuleb väikesest kohast, mis jääb võimust ja mõjukate inimeste ringkonnast kaugele. Ta õpib, täiendab ennast, areneb, kuni tunneb lõpuks, et ta on oma väikesest ringist välja kasvanud. Ta läheb suurde linna ja tuttub inimestega, kellega jagab samasuguseid kirgi ja huvisid. Ta ühineb rühmaga ja nad loovad koos midagi hämmastavat. Ühel momendil avastab ta oma probleemi, mis on rühma uurimisteemaga seotud, kuid siiski sellest erinev. Ta tahab oma probleemi süvenenult uurida. Ta eemaldub rühmast, võitleb ja teeb oma avastuse. Ta tuleb avastusega rühma juurde tagasi, kus seda kontrollitakse ja arendatakse edasi. Loo sisu ja tuum on väga lihtne. Loometöö pole üksinduses läbiviidav protsess. Looming sünnib võrgustikus. See sünnib siis, kui andekad inimesed satuvad koos tegutsema ning kui idee, süsteemide mõtteviisid ühinevad. 21. sajand on informatsiooni sajand, suurim jõud on teadmistel ja oskustel ning see kehtib ka sportliku loometöö kohta. Andeka sportlase tippu viimine ja läbilöögivõimluse võistkonna ettevalmistamine on suuresti loominguline protsess. See eeldab häid väliseid tingimusi, suurepärased spordisaalid, ujulad, staadionid, mis on ka rajatud praegu ja mis on väga vajalik meile. Kuid neist jääb väheseks. Kui sinna sisse ei ole panna peale sportlase veel treener-pedagoogi. Miks ma nimetan treener-pedagoogi? Sest treener võib-olla ei ole väga hea sõna, eriti kui sa töötad laste ja noortega. Treener võib-olla sobib paremini, kui sa dresseerid koeri või treenid koeri. Tegelikult see on töö inimesega, ta on pedagoog, ta on õpetaja. Et sportmängude keeles on treener, kes on erialane spets, üldfüüsilise treener, kuid peatreener on coach. Aga lastega töös mina eelistaksin rääkida pedagoogist, õpetajast. Ja neid kahjuks jääb üha vähemaks. Kui ma vaatan seda saali, siis ärge pange jumala pärast pahaks. Ma ise olen 62 saamas, aga siin on 45 ja pluss. Kas ei pane mõtlema natukene, et kus on need, kes on 30 ja pluss? Need peaksid täna tegema juba päris tugevat tööd ja andma tulemust. Et veel kord vabandan teie ees, ma olen ise sama vana või vanem isegi mõnikord, aga nii see kahjuks on, et miks pärast ei tule need treenerid ikkagi saali, kuigi on loodud väga head tingimused. Aga arvan, et küsimus oli ainult rahas. Ma pigem alustaksin treeneritöö kvaliteedist. Kutsekvalifikatsiooni on saanud meil üle 3000 treeneri, kes on kvalifitseerinud, saanud endale litsentsi ja nagu Toomas luges ette need numbrid siin, siis kahjuks neid 4. ja 5. kategooria treenereid ei ole palju. Olles hiljaaegu Ringresul Järvamaal külastasin oma lapsepõllemaid ehk siis Koigi valda, seal koolis on 96 last ja väga tõsine sporditöö käib ja ma küsisin, et vallavanema käest, et ütle mulle, et see on nii tublisti asi käib siin, et kuidas siis, mis kategooriaga mehed sul ja naised siin töötavad? Ei, mul ei ole kategooria tähtis. Mul on tähtis, et mul on inimene ja teeb tööd, sest ma saan talle ainult palka maksta sotsiaaltöötaja palgatasemel. Ehk siis see on tõeliselt
masendav minu jaoks. Tal on tähtis, et inimene on olemas ja ta teeb midagi. Nii et 3000 treenerit, see on suur arv, aga see on kvantiteet, see ei ole kvaliteet. Paljud klubid suudavad püsida tänu suurele liikmeskonnale ja nende eesmärk on laste harrastus ja liikumine. Koos kooli kehalkasvatustundide ja koolispordiga peaksid nad olema nagu klubide püramiidi alus, ehk siis saavutusspordi aluseks. Nüüd oleks vaja tõsta need klubid kõik, kes meil on, 1 mehe, 2 mehe klubid, kõrgemale tasemele, kus üks peamisi treeneride hindamise kriteeriume oleks tulemuslikkus, ehk siis noorte saavutusspordi tase. Ja siin ma näen kõige suuremat probleemi. Tippsport, ehk siis elukutseline sport, kahjuks õnneks, ka see sõna on juba, nagu öeldakse, juba käibel ja sport on elukutse, ei ole häbeneda, sellega teenitakse raha. Aga see samane noorte saavutusspordi kriteerium, tase, kus peaksid olema just 4-5 tase, ei ole neid. Et sellepärast ei ole, et kõigepealt need kahe mehe klubid ei suuda tagada kvaliteeti, nad võib-olla püsivad oma eelarve raames sellega, et on suutnud kokku korjata väga suure laste massi ja sellega suudavad garanteerida selle minimaalse töö. Aga selles astmes on juba kriteeriumiks tulemuslikkus ja seda nad ei suuda saavutada. Nüüd on klubid, kes nagu öeldakse, annavad tööd ja konsolideeruvad. Sinna tulevad ja pigem on juba sellised klubisi, kes on mitme alaga, erialaga klubid. Nende võimalused on palju suuremad. Saab ühtlasi pakkuda neile loomudeks ka palju paremaid võimalusi, sest treenerid erinevatest aladelt töötavad kõrvuti. Nad arenevad, nad on võimalik võtta snitti teiselt ja ka mõtlemisviisid ja lähenemised, nagu öeldakse, rikastuvad seda loominguspotentiaali ja mis kõige tähtsam, laps võib-olla saab areneda mitmekülgsemalt ja ka siin on üks moment, kus toimub valik, et erinevate alad on ühes klubis, kui nähakse, et üks laps nagu ei sobi, ütleme, kettaheitjaks, võib-olla saab hoopis maadleja või kergejõustiklane, siis toimub see, nagu öeldakse, ümberpaigutus võib-olla lihtsalt, olgugi, et Eesti tingimustes oma lapse äraandmine toimub väga raskelt. Aga sellises klubi töös, kus on mitu ala koos, kus on suuremad võimalused, toimub võib-olla see asi lihtsamalt. Klubide rahastamise korda tuleks muuta nii, et väikesed klubid oleksid ühinemisest eluliselt huvitatud. Praegu ilmselt ei ole veel see aeg käes, kus king hakkab neid pigistama. Aga see on ilmselt ajanõue, varem või hiljem need klubid hakkavad konsolideeruma, sest aeg teeb oma töö ära ja nõudmised kasvavad, kui enam tulemus ei tule. Selge näide, millist teed on läinud Tallinna spordiamet, nad üritavad, nagu öeldakse, sikud lammastest eraldada, et need klubid ja need treenerid, need koolid, kes on ka orienteerunud saavutusspordile, need hakkavad saama rohkem raha, et kõik paneb paika töö ja töö kvaliteet. Väga palju on räägitud sellest spordikoolist ja spordiklubist. Sisuliselt need suured spordiklubid, mis on tekkinud või on tekkimas, töötavad tulevikus täpselt spordikooli süsteemi all, nii nagu spordikoolid, sest nad toodavad noorte saavutussporti ja nõuded, võib-olla mis ei ole küll kirja pandud niimoodi nagu spordikooli õppeplaanis, on samasugused. Elu paneb paika, kui sa tahad hakata tulemust saavutama, kui sa tahad elada paremini, siis sa pead hakkama ka selles süsteemis saavutama midagi. Et
Ma usun seda, et olemasolevad spordikoolid ja klubid, roheline tee neile heaks konkurentsiks, terveks konkurentsiks, mis viib ka kõiki asju edasi, et see, nagu öeldakse, kas muna või kana, see aeg on möödas juba, situatsioon on selline, kus me peame elama koos ja andma tulemust.